Iisraeli sõdur sai täna varem Lõuna-Liibanonis plahvatusohtliku Hezbollah drooni tõttu vigastada. Põhja-Iisraeli linnades kõlasid sireenid pärast seda, kui Lõuna-Liibanonis paiknevate vägede pihta tulistati rakette. Samal ajal teatab Iisraeli kaitsevägi, et on saavutanud operatiivse kontrolli Wadi Saluki oja üle, mis asub umbes 6 miili kaugusel piirist. Uuenduste saamiseks läheme nüüd otse-eetrisse meie I24 Newsi ingliskeelsele korrespondendile Robert Swiftile, kes liitub meiega otse Põhja-Iisraelist. Robert, mis on olukord koha peal? Kui oluline on Wadi Saluki oja tähtsus Lõuna-Liibanonis ja kui suur on selle operatiivse kontrolli tähtsus? Siit, kus me praegu piiril oleme ja me olime isegi varem õhtul veelgi kaugemal põhjas, on küsimus selles, kui palju seda operatiivset kontrolli, mida Iisraeli kaitsevägi väidab Lõuna-Liibanonis saavutavat, tegelikult tunda on. See ei ole päris selge. Kui me olime Matulas, mis on üks Iisraeli põhjapoolsemaid külasid, kostis sealt põhja ja lääne poolt aeg-ajalt käsitulirelvade laskmist. Ja kui me seal olime, tulistati linnavahetust lähedusest 2 raketitõrjeraketti. Pole selge, mis nende sihtmärk oli, võib-olla droon, mulle tundus tol hetkel nii. Aga nende elanike jaoks, kes seal elavad, ei paista see neid kohe mõjutavat. Tõenäoliselt on selliste sündmuste puhul maapinnal väike viivitus, enne kui elanikud seda tunnevad. Aga mis puudutab seda konkreetset Iisraeli kaitseväe tänast teadet, siis seda pole seal veel tunda. Lahingute mõju maapinnal on siiski näha seoses nende ohvritega, keda te mainisite. Iisraeli kaitsevägi teatas täna varem, et neil oli 1 ohver, suurtükiväe naisliige, kes sai mõõdukaid vigastusi Hezbollah drooni rünnakus. Praegu ei ole meil Iisraeli kaitseväe poolt täpselt asukohta selle juhtumi kohta, kuid Hezbollah avaldas veidi hiljem avalduse, milles öeldi, et nad viisid läbi 2 droonirünnakut suurtüki positsioonile. Seega on tõenäoliselt tegemist sama sündmusega. Nad ütlesid, et see juhtum leidis aset Adassas, mis on Liibanoni küla, otse Iisraeli küla Miskavami vastas, kohe teisel pool piiri. Miskavam asub mägedes minu selja taga, kui ma teiega praegu räägin. Oleme samuti näinud kogu päeva jooksul toimunud rünnakuid. Iisraeli õhujõud tegutsevad, samuti ka armee maapinnal. Rünnakud toimuvad Tüüros, kus Liibanoni meedikud teatasid, et 1 sealne juhtum põhjustas kannatanuid meedikute seas. Liibanoni meedia teatas, et viimase 24 tunni jooksul on Lõuna-Liibanonis hukkunud 15 inimest. Aga tulles tagasi siia, Iisraeli põhjaossa, täpsemalt Matulasse, külla, kus me veetsime täna pärastlõunal ja õhtul aega. Elanikud, kellega me rääkisime. Teate, nad räägivad relvarahust, aga oli selge, et nad ei tundnud, nagu oleks tegelikult relvarahu. Kogu aeg kostva tulistamise taustal on arusaadav, et nad nii tunnevad. Kuulame, mida üks elanikest meile rääkis Hezbollahst ja sellest, milline on elu nii lähedal sellele rühmitusele. Väga kindlalt peavad seisma mitte ainult Iisrael, Liibanon ja Ameerika Ühendriigid. Minu küsimus on, kus on Prantsusmaa, kelle koloonia Liibanon oli? Ajalooline koloonia. Seal oli üks keskajal. Ja keskajal, kus nad täna on? Miks nad ei tulnud? Toetada liibanonlasi ja Liibanoni valitsust ning muuta neid tugevamaks. Kus on britid, et tulla ja neid tugevamaks teha? Ameeriklased on suurepärased, iisraelased on suurepärased, aga meil on vaja, et ka ülejäänud maailm tuleks ja aitaks Liibanoni, et seista Hezbollah vastu, sest Hezbollah ei ole ainult Iisraeli probleem ja see ei ole ainult Liibanoni probleem. Kuna Iraan juba on kõigile juba tõestanud, et see ei ole ainult Iisraeli või Ameerika probleem, vaid ka Bahreini, Kuveidi ja Saudi Araabia probleem. See on kogu maailma probleem ja Hezbollah on nende käsilane. See on sama probleem lihtsalt teise katte all. Kui sa seisad Matulas ja vaatad otse Liibanoni piiri poole, on selgelt näha, kui avatud see piirkond on. See on hirm nii kohalike elanike kui ka paljude teiste selle piirkonna kogukondade elanike jaoks, kes elavad siin piirilõigul.
Pole selge, kuidas asjad edasi lähevad. Eile õhtul olid sireenid. On igati võimalik, et neid tuleb veel nii lähitundidel kui ka võib-olla järgmistel päevadel. Robert Swift tõi meieni hääled Põhja-Iisraelist. Aitäh selle värske info eest koha pealt.